Tere! Te vaatate keskkonnasaadet Tasakaal. Selle aasta algusest hakkas kehtima uus lemmiklooma pidamise nõuete määrus. Selle keerulise nimega dokumendi võiks kokku võtta nii. Sina, inimene, vastutad oma 4-jalgse sõbra eest nii headel kui ka kehvematel aegadel. Nii tervena kui ka haigena, kuni surm teid lahutab. Paraku räägivad jahimehed, et üle mitmete aastate on metsades taas liikumas karjakaupa hulkurkoeri. Loomakaitsjate sõnul on kasvanud ka tänavaloomade arv. Koertest ja kassidest on saanud majanduslanguse ohvrid. Omavalitsused näevad lahendust lemmikloomaregistris ja naabrivalves. Kodust ilmajäämist või hülgamist elab koer raskelt üle. Pikka aega hulgusena elanud loom muutub agressiivseks ja inimeste suhtes umbusaldavaks. Ta ei karda inimest. Vastupidi, vajadusel võib isegi rünnata. Suurem tõenäosus hulkurkoeraga kokku puutuda ongi inimasustusest eemal. Paljudes külades on majanduslik seis on suhteliselt raske ja me teame väga palju juhuseid, kus peremees laseb koela ööseks lahti, ütleb, et kuule, ole hea, et vennik, et mine otsi endale süüa, mul ei ole kahjuks sulle midagi anda. Et see on nagu väga-väga suur hirm. Koerad, kes jooksevad lihtsalt ringi, nad käivad ühe korra metsas, teist korda metsas, nad saavad omal selle maitse suhu ja nende jaoks on see söögilaud seal ligemal, aga loom hoiab ikkagi söögi poole. Eesti jahimeeste seltsi statistika näitab, et leiud koerte murtud ulukitest on sagenenud. Kõige enam kannatab hulkurkoerte terrori käes metskits. Kevadel, kui loomadel on pojad, on ohus ka põdravasikad ja seapõrsad. Kui me tõstatasime selle küsimuse ülesse ja saatsime päringu oma jahiseltsidele, siis me ei oodanud, et see tagasiside on nii tugev. Nii et sealt tuli ka meil mõtte ühiseks koostööks loomakaitseseltsiga. Kuna metsas koerad teevad keskkonnale väga palju kahju, nad murravad väiksemaid, suuremaid ulukeid. Kõik sõltub sellest, kas nad üksikud on või nad on juba karjades. Ja need suuremad grupid on juba metsistunud, neid on väga raske juba nimetada koerteks, sest et nad käituvad kui metsloomad, aga samas nad inimest ei karda. Praegu nad metsas on küll olnud ohuks metsloomale, aga sealt on ainult üks väike samm edasi, et nad võivad olla ka inimesele ohuks. Taluomanikud, maamehed on vihased, kui nende põllu peal see koer maha kütitakse. Jahimehed räägivad hulludest koerte karjadest, mis metsas murravad metsloomi, et ma usun, et tõde on siin kuskil vahel, et ma ise liigun väga palju metsas, et ma tegelikult ei ole kohanud koerakarju. Heiki Valner Loomakaitse seltsist ütleb, et ei saa metsas hulkuvate koerakarjade olemasolu tõestada. Nagu pole tõsi ka see, et kütid iga metsas jalutava koera valimatult maha kõmmutavad. Mitme aasta tagant on teada ainult üks juhtum, kus jahimees oli sunnitud teda rünnanud koera enesekaitseks maha laskma. Juhul, kui see koer ongi käinud seal öösiti aastaid juba loomi murdmas, et ärgu siis see taluperemees ka nutku, kui see koer ükskord maha lastaks. Eesti jahimeeste selts koos Loomakaitse seltsiga kutsuvad inimesi üles hulkurkoerte tegevusest teada andma. Selleks tuleb saata sündmuspaiga kirjeldus ja võimalusel ka fotod seltsi e-mailile. Saadud info kontrollitakse ja edastatakse kohalikule omavalitsusele, kelle kohustuseks on probleem lahendada. Loomapidamise reeglid kehtestab kohalik omavalitsus. Raasiku vallas Harjumaal kehtib ühtlaselt range kord nii asulates kui külades. Loomi vabalt kõndima lasta ei tohi. Korrast kinnipidamist saab kontrollida üksnes kohalike abiga, kes peaksid rikkumisest kirjalikult teatama. Paraku on külakogukonnas levinud arusaam, et naabri peale pole viisakas kaevata.
Pöörduvad, ütleme keskeltläbi 2-3 avaldust kuus tuleb. Suurem probleem on selles, et mõned inimesed, nad räägivad sellest, aga nad ei taha ametlikult käiku anda. Naabrid tegid avalduse, et auvad koerad ja meie eeskirja järgi seda ka ei tohi teha. Et omanik peab tagama, et naabritel oleks kodurohu tagatud. Omavalitsus saab hoolimatut loomaomaniku trahvida 100 päevapalga ulatuses. Juhul, kui koer on inimest rünnanud, siis ulatub trahv 12 000 kroonini. Elu on näidanud, et isegi nii suur trahv ei pane inimest oma looma eest hoolt kandma. Hulkuvad koerad viiakse hoiupaika, kus kuni omaniku leidmiseni peab vald nende kulud katma. Seega peab igale loomale taotlema hoiupaika viimiseks vallast nõusoleku. Sel juhul, kui on omaniku koer, et siis peaks omanik kulud kinni maksma, aga et kui ei leita omanikku, siis isegi kui tuleb, leitakse uus omanik, siis peab ikkagi põhikulud maksab ikkagi kinni kohalik omavalitsus. Ütleme nii, et ega see odav see ei ole see teenus, et meile kulub ikka päris suured summad, et eelmine aasta meil kulus suurusjärku 40 000 krooni selle peale. Ja sellel aastal on juba kulunud 16 000 krooni. Nii seltsid kui omavalitsus on seisukohal, et hulkurloomade probleemi parim lahendus oleks keskse lemmikloomaregistri loomine. Kui igal koeral on nimeline omanik, siis temaga vastutab. Registris võiksid kajastuda ka väärkohtlemised ja hooletu loomapidamine. Mitte vähem tähtis on noorte kasvatamine vastutustundlikeks loomasõpradeks. Kindlasti see tulemus ei tule nüüd 10 aastaga, et siin võib-olla on vaja ikkagi tervet põlvkonna vahetust. Maailma parandamine käib läbi laste ja noorte ja on näha hoopis teistsugust maailmavaadet, suhtumist, et ma arvan, et 10 aasta pärast on see pilt tuntavalt paremini. Vaata talle otsa, räägi taga juttu, rahustatud. Lihtsalt räägi taga. Räägi, sa oled tubli koer, sa oled nii hea sõber ja räägi taga lihtsalt juttu.